Kui armumist võtta nagu sellise hetkelise või teatud aja kestva emotsionaalse lennuna, siis armastus hakkab pihta sellest, kui see lend nagu lõpeb ära ja tegelikult võetakse vastu otsus koos edasi minna. Armastus ongi teiste sõnadega koos liikumine. Ja kõik, mis on seotud nagu armastusega, on seotud nüüd selle liikumisega. Et kui keegi arvab, et on armastus, on maksimaalselt hea olla, mõnus olla ja nii tahaks jätta näiteks 10 aastaks, siis tegelikult see ei õnnestu. Et see armastus saab olla uus ja sama värske ainult liikumises, et ta ei saa nagu mingisse hetkesse kinni jääda. Ja näiteks armumisfaasis toimub meile sarnaste energiate äratundmine. Et selles mõttes ei ole juhust, et me ei saa kokku ühegi sellise inimesega, keda meil elus vaja ei ole. Kusjuures temal on mind vaja ja minul on teda vaja. Et tegelikult võib-olla tõesti seal naistel on ka mingeid selliseid variante, et tõesti kuskigi 15 sekundit ja mehel kaob katus ära ja võib niimoodi kokku saada ka. Aga ma näiteks saan võtta nüüd meeste seisukohalt, et kuigi soov oli olemas, ma ei kohanud ühtegi sellist naist. Just sellepärast, et ma ei tundnud seda energiat ära, see ei sarnanenud ta ei olnud sama, mis minuga koos olev liikumise energia. Ja hingetasandil ongi nii, et kõik, mis toimub mehe ja naise vahel, ongi ainult nende vahele, et ükski asi ei ole kinni ei ühes ega teises, kõik see toimub vahel. See on siis näide sellest, et juhuseid ei ole, kõik on millekski hea. See tähendab seda, et me oleme pidevas liikumises. Ja kui tundub, et mingi liikumine ei vii enam edasi, siit hiljem ma räägin tasakaalu printsiibist, kus tegelikult on niimoodi, et koos elavate inimeste liikumised on niivõrd erinevad, et mingi aja pärast on neil mõistlik lahku minna, sellepärast, et siis saavad nad oma eludel nagu normaalselt edasi minna. Et tegelikult on niimoodi, et lahkuminek on vahepeal ka edasiminek. Aga see on ka kõik väga individuaalne, sellepärast lahkumineku teema on üldse täiesti omaette teema, et siin tuleb ka mõnikord ära tabada õiged otsused, millest ma räägin ka natuke hiljem. Ja nüüd ma olen jõudnud sinna, kus ma hakkasin rääkima seda, et kui kellelgi on küsimusi, siis oleks hea neid esitada. Et siin ongi nüüd see teema välja toodud, kuidas toimub meist igaühe liikumine eluteel. Minu liikumine on just niimoodi olnud ja alguse saanud, et kõigepealt hakkasin ma esitama küsimusi, kas või sellest samast uusaasta õhtust, et miks on nii ja ma tahan sellest asjast nagu rohkem teada saada. Ja kui me esitame endale küsimusi, siis tegelikult hakkavad tulema ka mingil ajal vastused. Nende teadmiste järgi on õnn see, kui me saame oma eludel maksimaalselt jälgida enda liikumisi. See tähendab seda, et meid ei sega näiteks ema ja isa unistused. Et näiteks, et sellest lapsest peaks saama arst. Tegelikult juhtub elus niimoodi, et sellest lapsest siis saabki arst. Ja siis, kui see inimene on mõnikümmend aastat nagu arsti ära töötanud, siis ta saab aru, et tegelikult ma tahtsin hoopis midagi muud. Et see tähendab seda, et
et hästi oluline on nagu tegeleda nende teemadega, mis tulenevad meil lapsepõlve kodust ja perest, et me oleks maksimaalselt vabad liikuma omas suunas. Näiteks need samad teemad, need saladus ja kõik need raamatud ja filmid, mis on sellel teemal, et kui me ühes inimeses kanname nagu mitme inimese energiat, siis tegelikult meie unistused ei täitu sellel määral, sellepärast et me liigume nagu kahes suunas. See on jälle, et need suunad on liialt erinevad, et üks on meie liikumine ja teine on võib-olla see liikumine, mida vanemad meilt ootavad. Ja siis ongi nii, et me võib-olla elus kulutame hästi palju energiat või siis me liigume hästi aeglaselt edasi. Et need on lihtsalt sellised teemad, mis näiteks armastuse ja õnne puhul on hästi olulised, et kui me ikkagi tahame seda armastust leida, see iga ühe jaoks on kuskilgi keegi ja see tuleb lihtsalt üles leida ja selle nimel tuleb esitada küsimusi ja saada vastuseid, siis me lõpuks ka leiame selle, mille me oleme otsinud, et ta on lihtsalt ajas natuke võib-olla kestvam protsess ja igaühel on erinev. Et õnn on siis see, kui me saame maksimaalselt elus täita oma soove, oma unistusi, et meid ei häiri mingit kust kõik mujalt tulevat energiat.